Tere päevast ja ilusat vabariigi aastapäeva, head televaatajad! Eesti Televisioon alustab otseülekannet Tallinnast Vabaduse väljakult vabariigi 95. sünnipäevale pühendatud kaitsejõudude paraadilt. Täpselt 1100 osalejat, selline ilus ümmargune number, 23 lippu, 6 kompaniid, 4 patareid, 7 rühma kaitseväelasi, kaitseliitlasi ning Sisekaitseakadeemia kadette. Ja muusika eest hoolitsevad veel 2 orkestrit. On suurepärane ilm, on suurepärane meeleolu. Ilusat pidupäeva, kolonelleitnant Peeter Tali. Head Eesti sünnipäeva kõigile televaatajatele. No see, kes ilma tellis, sellele tuleks medal anda. Peakaplanile, see on usu küsimus. No 2 sõnaga, mis tänases paraadis erilist on? Sünnipäev on ilus ümmargune. Tänases paraadis on eriline see, et esimest korda saab Eesti rahvas näha kõrgtehnoloogilist õhuseire vahendid ehk siis 3D õhuseire radarit Groundmaster, mille me ostsime koostöös soomlastega, millest me saame hiljem rääkida, et siis soomlased ostsid 16 ja meie 2. Aga ilma pikema sissejuhatuseta hea kolleeg Indrek Treufelt on nüüd valmis meie esimeseks intervjuuks. Ja tere kõigile siit Vabaduse platsilt. -5 on väljas, kerge põhjatuul, nii et tegelikult -8 tundub. Aga mul on võimalus rääkida ühe mehega, kes on igas mõttes taevale lähemal. Ta on ligi 2 meetrit pikk, ta on õhuväe ülem, äsja koloneliks saanud Jaak Tarjan. Kuidas siis lennuilmaga täna on? Täna on suurepärane ilm Eesti Vabariigi sünnipäevaks ja ka õhuväele suurepärane ilm. Me oleme paraadil rohkema tehnikaga, kui oleme varem olnud. Lisaks meie Politsei- ja Piirivalveameti ja NATO liitlaste lennuvahenditele ka maapealset tehnikat ehk oleme Muhu saarelt ära toonud kõige uuema radari, mis meil on siia Eesti rahvale näitamiseks. No, õhuväes on nagu teine ajaarvamine, lennukid lendavad kiiresti. Et kus näiteks need hävitajad hetkel on? Nad on hetkel veel baasis. See on nagu teine ajaarvamine, lennukid lendavad kiiresti. Et kus näiteks need hävitajad hetkel on? Nad on hetkel veel baasides Ämaris ja Šauliais, varsti on nad õhus. Siin Tallinna lähedal on neil hoidmiskoht ja vastavalt paraadi käigule meie koordinaator, kes siin majade katustel varjub ja raadioga neid suunab, tulevad nad täpselt õigel ajal. Loete ka siin sekundeid paraadi ajal? Ka sekundeid, jah. Peab väga täpselt timmima, ma kujutan ette. Täpselt nii. Lennuohutus sellises kohas, kus on kirikutornid, palju rahvast ja mitmed eri kiirusega lennuvahendid, see peab kõik väga täpselt paigas olema, et mitmed 10 inimesed teevad selle nimel täna tööd. Tänan teid ja nüüd on kõik valmis paraadiks. 1100 osalejat rivis, 1000 pealtvaatajad siin Tallinnas ja kindlasti vähemalt 150-200 000 televaatajad kodus, et vabariigi sünnipäev on seda väärt, et seda ilusti tähistada ja mis oleks veel parem, kui vaadata paraadi selle puhul? Jah. Parem, kui vaadata paraadi selle puhul? Jah, esimene paraad tegelikult oli 24. veebruaril 1918 Pärnus, kus paraadi korraldas siis Eesti 2. jalaväepolgu 3. pataljon, et Eesti Vabariik kuulutati välja Pärnu teatri rõdult 23. veebruaril ehk siis eile õhtul 95 aastat tagasi ja siis järgmisel päeval oli siis Eesti 2. polgu 3. pataljoni paraad ja pärast seda osalesid seal ka seltside, pritsimeeste ja kooliõpilaste esindajad ja kõiki valdas suur rõõm ja patriootlik isamaaline tunne, et lõpuks ometi oli eestlastel täitunud aastatepikkune unistus oma riigist. Ja loomulikult oleme vabariigi presidendi saabumise ootel siin nii Tallinnas kui kõikides kodudes üle kogu Eesti. Ja daamid ja härrad, saabub Eesti Vabariigi president. Paraadi juhatab täna niisistuja, paraadi rivistab Kaitseväe peastaabi ülembrigaadi kindral Peeter Hoppe. Härra Eesti Vabariigi president, Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva paraadiks on üles rivistatud Kaitseväe, Kaitseliidu, Politsei- ja Piirivalveameti üksused. Rivis on
6 kompaniid, 4 patareid, 7 rühma, 78 ühikut tehnikat ja 2 orkestrit. Kaitseväe juhataja kindralmajor Terras. Kindralmajor Terras. Tallinn Vabaduse väljak on jätkuvalt otsepildis, on mõned minutid üle südapäeva ja Vabariigi President alustab paraadi ülevaatust. Teda saadab Kaitseväe juhataja. Traditsiooniliselt siis kõigepealt tervitatakse riigilippu. Riigilipu toimkonna on välja pannud traditsiooniliselt Eesti reservohvitseride kogu. Tervitas Vabariigi President Kaitseväe lippu. Tervitas Vabariigi President Artur Tiganik. Muljetavaldava CV-ga, kui modernselt öelda. Vahepeal tervitas Vabariigi President õhuväelippu ja nüüd ta tervitab mereväelippu. Õhuväe ülem just rääkis otse-eetris kolonel Jaak Tarjan ja mereväe ülem on mereväe kapten Sten Zepper, kes sai ka ülenduse sel aastal. Kaitseväe ühendatud õppeasutustel täitub 17. märtsil 15 aastat ja igatahes pidutsemiseks on siis põhjust. Paraadüksuse ülem on kolonelleitnant Mart Tiker. President tervitas Kaitseväe lahingukooli lippu, mis on Kaitseväe ühendatud õppeasutuste osa. Tervis! Härra president! Õnnitlen teid Vabariigi aastapäeva puhul. Paraadüksuse ülem on major Aleksei Latt ja lippurnuse ülem on major Aleksei Latt ja lippur nooremleitnant Taavi Kupper. Tere vahipataljon! Tervis! Härra president! Õnnitlen teid Vabariigi aastapäeva puhul. Vabariigi President tervitas siis oma kaardiväge. Pataljoni ülem on kolonelleitnant Kalle Teras. Jah, sel aastal esimest korda siis marsib pataljoni ees. Aga vahipataljonil on sel aastal ka juubel 85 aastat loomisest. Tere, Kuperjärv! Tervis! Härra president! Õnnitlen teid Vabariigi aastapäeva puhul. Kuperjanovi pataljon õpetab välja jalaväelasi, miinipildureid ja luureid. Paraadüksust juhib kolonelleitnant Maidu Allikas. Tere, Viru pataljon! Tervis, härra president!
Õnnitlen teid vabariigi aastapäeva puhul. Viru pataljoni ülem on kolonelleitnant Eero Kinnunen, kes on osalenud kõigis sõjalistes konfliktides, kus Eesti on... Eesti merevägi. Tervist, härra president! Õnnitlen teid vabariigi aastapäeva puhul. Mereväe, jah, paraadüksuse ülem on kaptenmajor Tarmo Sepp ja lippur leitnant Ahto Jutt. Vabariigi president tervitas Kaitseliidu. Tere, Kaitseliidu Tallinna malev. Tervist, härra president! Õnnitlen teid vabariigi aastapäeva puhul. Kaitseliidu Tallinna maleva pealikuks on värskelt saanud major Lauri Abel. Tere, Kaitseliidu Harju malev. Tervist, härra president! Õnnitlen teid vabariigi aastapäeva puhul. Kaitseliidu Harju maleva pealik on kolonelleitnant Urmas Susi. Ja kompanii ülem on lipnik Olari Rätsep. Tere, Siseakadeemia kadeetid. Tervist, härra president! Õnnitlen teidki vabariigi aastapäeva puhul. Sisekaitseakadeemia sai eelmisel aastal Eestis esimese kõrgkoolina rahvusvahelise akrediteeringu ja see on igal juhul kõva sõna ja kvaliteedi tunnus. Ja mitmeid tuntud lõpetajaid sellel koolil, Raivo Küüt, Tarmo Miilits, Marek Helm, Alla Tammsalu, Kuno Tammearu ja nii edasi, võib seda loetelu pikalt jätkata. Ja üksuse lippur on kadett Taavi Temer. Nüüd aga on siis jõudmas kätte päeva ühed oodatumad hetked, sest tänasest kõnede paletis on kindlasti Kaitseväe juhataja kõne üks oodatumaid. Paraad! Vaal! Lugupeetav Eesti Vabariigi president, austatav Riigikogu esimees, härra peaminister, ekstsellentsid, kaitseväelased ja kaitseliitlased, ekstsellentsid, kaitseväelased ja kaitseliitlased, head kaasmaalased. Eesti Vabariigi aastapäev on aeg, mil tuleb mõelda iseseisvusele, meie kõikide jaoks tähendab ja kui kallist hinda oleme me nõus selle vabaduse eest maksma. Täna näib kõik see, mis veerandsada aastat tagasi oli uudne ja ärevust tekitav, justkui iseenesest mõistetav. Terve põlvkond on üles kasvanud vabas Eestis. Nad on vabad oma valikutes ja eneseteostuses. Vabadusel on palju erinevaid palgeid ja need on kõik ühtviisi tähtsad. Meil on võimalus vabalt ja takistamata arutleda oma rahva ajaloo ja tänapäeva üle. Kuid on oluline mõista, et see arutelu ei vabasta meid mälust ja minevikust. Vabadusel on suurem tähendus nende jaoks, kes selle nimel on pidanud ohvreid tooma. Täna Vabaduse väljakul koos olles mäletame neid, kes meie riigile aluse panid ja neid, kes kuigi meie seas ei ole enam neid mehi ja naisi, kes vabadussõjas oma noore riigi eest rindele läksid, on meil mälestused, mida tuleb elus hoida ja põlvest põlve edasi kanda. Täna Vabaduse väljakul koos olles kinnitame, et ka tulevikus on alles teadmine, et vabadussõda polnud pelgalt esimese maailmasõja järgne pinnavirvendus kusagil Euroopa äärealadel, vaid see oli päris sõda. See oli katsumus, mis päädis võiduga ja Eesti riigi õigusega iseseisvusele.
Selle tunnistajateks olid sõbrad ja liitlased, britid, soomlased, rootslased, taanlased, prantslased ja ameeriklased, kes osutasid olulist abi ja seisid relvavendadena meie kõrval. Eesti Kaitsevägi oli vabadussõjas ja on täna tähendab, et rahvas osaleb riigikaitses ja Kaitsevägi on oma rahvale lähedal. Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu peamine ülesanne on kaitsta Eesti riiki koos meie liitlastega. Meie sõjalise riigikaitse alustaladeks on ajateenistusel tuginev reservvägi, kõrgel tasemel välja õpetatud ja kogemustega elukutselised kaitseväelased ning oma vabal tahtel riigikaitsesse panustavad kaitseliitlased. Kaitseliit on meie rahva vaba kaitsetahte väljendus ja meie iseolemise kindel tagatis. Vabu kodanikke, kes on ühinenud oma kodude ja rahva kaitseks, ei tule ajaloost tikutulega taga otsida. Üheks näiteks on Tallinna linnakodanike julge vastuhakk Moskva tsaaririigi sõjasalkade vastu Liivi sõjapäevil 11. septembril 1560. Lahing Jeruusalemma mäe taga peeti siit paari kilomeetri kaugusel paigas, kus täna asub Tallinna Ühisgümnaasium. Õlg õla kõrval kaitsesid linna aadlikud, raehärrad, kaupmehed, lihtsad linnakodanikud ja mustpeade vennaskonna liikmed. Täna meenutab seda lahingut Tallinna kõige vanem mälestusmärk Marta tänaval. See on mälestusrist kaupmees Palatsius Hoogkreevele, kes linna kaitstes teiste seas oma elu andis. See peatükk Tallinna linna ajaloost sobib iseloomustama ka tänast Kaitseliitu, kuhu oma oskused ja jõu on koondanud paljude ametite ja erialade esindajad. Neid ühteliitvaks ideeks on oma kodu ja riigi kaitse. Lähitulevik toob Kaitseliidule suurema vastutuse ja kohustuse maakaitse ülesande täitmisel. See on oluline samm Kaitseliidu muutumisel veelgi tõhusamaks jõuks meie riigikaitses. Eesti maakaitse ülesanne tähendab Kaitseliidu jaoks veelgi paremini toimivat väljaõpet ja vajadust kaasata oma ridadesse rohkem toimekaid inimesi. See on ühtlasi kindel tunnistus usaldusest. Eesti riik usaldab oma inimesi ja nende vaba tahet. Kaitseliidu malevad ja malevkonnad on juba täna arvestatavaks jõuks ja koostööpartneriks meie maakondadele, linnadele ja valdadele. On oluline, et Kaitseliidu arendamise juures peetakse silmas admiral Pitka nõuannet, mille kohaselt tuleb alles hoida tõsise vaimu ja algatuse jõud, sest isamaaline vaimsus ja omaalgatus on olnud algatuse jõud, sest isamaaline vaimsus ja omaalgatus on olnud määravateks väärtusteks läbi Kaitseliidu ajaloo. Eesti riigikaitse üks põhialustest on reservarmee ning ajateenistus, mis seda jätkusuutlikult ülal hoiab. Ajateenistus on auasi. Eesti riigikaitseks on üha enam noori mehi ja naisi vabal tahtel valmis astuma ajateenistusse ja see teeb mulle siirast rõõmu. Eesti riigi ja Kaitseväe ülesanne on teha kõik selleks, et ajateenistuses oleksid loodud parimad võimalused ja tingimused sõjaliseks väljaõppeks. Samuti anname endast parima, et ajateenijate elamistingimused vastaksid kaasaja nõuetele. On hea meel, et suurem osa lapsevanematest saadab oma poegi ja tütreid Eesti riiki teenima kindlas teadmises, et ajateenistuses omandatud saatva isana loodan ma, et ta võtab sellest ajast ja sellest kogemusest oma eluteele kaasa parima. Ajateenistuses saadud väljaõppe ja oskused panevad aluse tugevale reservväele. Nii on ka teenistusreservis
riigikaitse ja kaitseväeteenistuse loomulik osa. Täna on just reservõppused see koht, kus saab panustada oma riigi ja rahva kaitseks. Ka tööandjad, kolleegid ja lähedased saavad anda oma osa kaitsevõime kindlustamisse, toetada ja suhtuda mõistvalt reservväelasest kolleegi või pereliikme osalemisse õppekogunemisel. Eesti kaitseväelased on pälvinud tunnustust kõikjal, kus neil on tulnud teenida. Eesti kaitseväelane on hea ja usaldusväärne sõdur ja relvavend. Meie üksused on koos liitlastega osalenud sõjalisel missioonil Afganistanis juba 10 aastat. Mulle on kolleegid korduvalt kinnitanud meie ohvitseride ja allohvitseride kõrget võitlejamoraali ja maailma tasemel oskusi. Elukutselise kaitseväelase amet peab olema au sees. Seda peab tunnustama ja esile tõstma. On oluline, et kaitseväest ei lahkuks suure kogemuse ja pikaajalise teenistuskogemusega ohvitserid ja allohvitserid. Riigi ülesanne on nende meeste ja naiste panust väärtustada. Meie osalemine missioonidel erinevates sõjakolletes teenib ülimat eesmärki, milleks on Eesti riigi ja rahva julgeolek. Läbi rahvusvaheliste kohustuste täitmise oleme muutunud arvestatavaks partneriks NATOs ja Euroopa Liidus. Meie statakse. Meile võib kindel olla. Iseseisva riigina oleme osalenud julgeoleku loomisel erinevates kriisigeoletes raja taga pea 20 aastat. Meie keskel on ligi 2500 inimest, kes on oma riiki teeninud kodust kaugel. Nende seas on meie kaasvõitlejad, kes on teenistuses andnud kalleima. Elu. Üle 130 mehe ja naise on saanud haavata. Nemad on meie veteranid. Nende panuse väärtustamine on meie kõikide auvõlg. Me ei unusta ka neid Eesti kodanikke, kes 20. sajandi sõdades on jätnud oma elu ja tervise. Meie veteranid ning nende perekonnad vajavad kindlamat tuge ja laiemat tähelepanu kogu ühiskonna poolt. 2 kuu pärast, täpsemalt jüripäeval, olete te kõik oodatud siia Vabaduse väljakule tähistama esmakordselt. Eesti jaoks on oluline tugev ja hästi toimiv liitlassuhe. Lisaks kogemustele ja koostööle, mida me oleme ammutanud sõjakolletes, on üha tähtsam õppustel viimistleda teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud kollektiivse kaitse tagamiseks. On selge, et Eesti riigi kaitsmine peab tuginema läbimõeldud otsustele, mis esmase kaitsevõime ja NATO liitlaste panuse koosmõjul tagavad meie riigi ja rahva julgeoleku. Me peame endale ikka ja jälle meelde tuletama, et Eesti riigi iseseisvus ja vabadus kunagi olnud ega saa kunagi olema iseenesestmõistetav. Meie rahva ja vabaduse kaitseks on loodud Eesti riik. Elagu Eesti Vabariik! Tuleb tunnistada, et Terras on kõva kõnemees, et pani nii platsi ikka hiirvaikselt kuulama. Aga kui kõne sõnumitest rääkida, siis mulle väga meeldib see, et Eesti on saanud lõpuks omale veteranipoliitika. Laulude raamatus seisavad palveread. Loo mulle, Jumal, puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. Tammsaare 135. sünniaastal kõlavad tema mõtted vaimust ehk liigagi kaasaegselt. Vaim on saanud loiuks, lõdvaks
Vaim on muutunud ostetavaks ja müüdavaks. Vaim on muutunud ostetavaks ja müüdavaks. Vaim ei vaja enam nii palju tõde kui kasu. Selles on häda. Selleks, et hoida seda vabadust, mida meil on täna julgus ja tahe kaitsta, vajame me vankumatut vaimu jõudu. Selleks, et meie vabadus oleks õnnistuseks meie rahvale. Apostel Paulus kinnitab meile, Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu. Et saada oma vähesuses suuremaks, et saada puudustes paremaks, et uskuda kahtlusteski endasse, oma riiki ja Jumalasse. Selleks vajame vaimu, mis kindel ja südant, mis puhas. Kõige väeline Jumal, õnnista meie maad ja rahvast, meie riiki ja riigi kaitsjaid. Loo meile puhas süda ja uuenda meis kindel vaim. Aita meil kindlustada vabadus ja rahu meie sees ja meie ümber. Aamen. Nii kõneles siis Kaitseväe peakaplan Taavi Laanepere ja hakkasime ennist rääkima veteranipoliitikast. Täpselt 2 kuu pärast, siis täpsemalt jülipäeval on siin samas Vabaduse väljakul esmakordselt veteranipäev ja kui tundub, et see veteranipoliitika on mingisugune uus jutt, siis tegelikult veteranipoliitikast räägiti juba Rooma riigis, nii et iga endast lugupidav riik, kes vähegi enda iseseisvusest tahab seista, peab mõtlema ka inimestele, kes selle käigus kannatavad. Mis pani inimesed ka antiikset Rooma riiki teenima, lisaks sellele patriotismitundele oli ka see, et veteranid saatis teiste legionäride lugupidamine, korralik pajuk, mille nad said riigilt, kui nad juhtusid impeeriumi eest peetud sõjakäikudes ellu jääma ja rahva lugupidamine. Ja 23. aprillil ehk siis jüripäeval peaks siin Vabaduse platsil tulema üks suuremat sorti veterani elukutselise kaitseväelase amet peab olema au sees. Seda peab tunnustama ja esile tõstma ja on väga oluline, et Kaitseväe ridadest ei lahkuks suure kogemusega ohvitserid ja allohvitserid. Ja samamoodi ta ka rõhutas ühte olulist kaitsetahte nurgakivi ajateenistust ja ütles välja ka selle, et tema poeg läheb Kuperjanovi pataljoni ajateenistusse. Ja samal ajal ka Kaitseväe juhataja ütles, et me kindlasti peame meeles pidama ka neid veterane, neid mehi ja naisi, kes sõdisid teises maailmasõjas ja esimeses maailmasõjas, eelmise sajandi sõdades. Ja nüüd marsib siis vabariigi on Andre Lilleleht, kapten, Vabaduse valvur, Viru vangla direktor ja lipuohvitser on Indrek Reismann, kes on 14 korda osalenud Ernal. Reservohvitserid on siis pannud kokku vabariigi liputoimkonna ja nüüd tuleb Kaitseväe liputoimkond. Lipuohvitser on kolonelleitnant Ülo Raudmäe. Ja lippur major Kaido Lusik, lipusaatur major Kaido Lusik. Lipusaaturid on kolonelleitnant Ülar Lõhmus ja kaptenmajor Rain Terras. Vahipataljoni sõdurid on siis kokku pannud maaväekarbi ja selle ees on maaväe lipp. Lippur on leitnant Andrei. Ja lipusaaturid veebel Sergei Kulakov ja staabiveebel Aaser Seli. Õhuväe lipuohvitser on major Andres Helm Rosin ja lippur nooremleitnant Kaarer Piirsalu. Nüüd on mereväelased.
mereväe ohvitser on Ameerika Ühendriikides merejalaväelase ettevalmistuse saanud major Silver Sepp ja lippur on kapten Eva Lumi. Ja lipusaaturid leitnant Priit Kaasikmäe ja leitnant Uno Talmeister. Ja nüüd on möödamarsil kõrgemas sõjakooli lipp. Sõjakooli rivi ees mõõk tervituseks püsti oli marssimas paraadüksuse eespool lippu on siis kõrgema sõjakooli ülem kolonelleitnant Mati Tikerpuu, väga tubli õhutõrjuja ja nüüd on möödamarsil sidepataljon. Pataljoni ees major Aleksei Latt. Sidepataljoni ülesanne on siis tagada Stapper ja lipusaatur nooremleitnant Arno Kender. Kaadris on presidendi kaardivägi vahipataljon. Vahipataljoni ülem on kaadris, annab kohe au. Kolonelleitnant Kalle Teras. Vahipataljon on siis välja pannud sellel paraadile 2 jalaväekompaniid. Pataljon on relvastatud Aukalil AR. Need on Iisraelist ostetud automaadid, mis on Eesti sõdureid väga hästi teeninud kõige ekstreemsemates tingimustes juba 20 aastat ja õlal olid näha kuulipindujad KSP 58. Vahipataljon õpetab välja ka, nüüd on möödamarsil juba Kuperjanovi pataljon. Suures kaadris oli pataljoni ülem kolonelleitnant Maidu. Kannavad ajalooliselt oma kolba ja 2 ristatud kondiga sääreluuga embleemi vasakul käes, vasakul käisel, mis peab näitama seda, et nad on väga surmapõlglikult ja suudavad ületada surma igas olukorras. Ja Kuperjanovi pataljon on samamoodi relvastatud siis automaatidega Kalil AR ja kuperjanovlased õpetavad automaatidega Kalil AR ja kuperjanovlased õpetavad välja, see on kõige suurem ajateenijate väljaõppekeskus ja nad õpetavad välja siis 120 mm miinipildaja patareid, taktikaliseid luureüksusi ja loomulikult jalaväekompaniisid. Seal on umbes 700 ajateenijat korraga väljaõppel ja nüüd Viru pataljoni ülem kolonelleitnant Eero Kinnunen, kes on sõdurite hulgas hinnatud kui väga hea ülem, et tema üksused on olnud lahingutegevuse piirkonnas Bosnia-Hertsegoviinas, tema oli esimene Eesti rühmaülem Iraagis ja ta oli kompaniülem. See oli 2003, ja Afganistanis Novzadis ja siis Viru pataljon õpetab välja tankitõrjeüksuseid ja jalaväekompaniid. Viru pataljonis Jõhvis on siis Eesti tankitõrje, kui nii võib öelda, oivakeskus ja tankitõrjujad on õpetanud nii reservi kui ka ajateenijad välja eeskujulikult ja nüüd on siis baasikaitsekompanii relvastatud automaatidega AK-4, mis on siis Rootsi versioon Saksa G3-st, kaliiber 762 × 51 ja kaalub
5 kilo, salve läheb 20 padrunit. Lippur on leitnant Ahto Jutt ja lipusaaturid vanemveebel Timur Grigorjev ja nooremmaad Kristjan Tammearu. Teine üksus. Nüüd on Kaitseliidu üldlipp. On Neeme Kaarna. Major Neeme Kaarna. Lippur on major Joel Lepp. Lipusaatorid major Andres Allikas ja major Andres Välli. Ja sealt järgi tuleb Kaitseliidu Tallinna malevalipp. Noorem seersant Tõnu Kõrge on lippur ja lipusaaturid Valeri Kivi ja Meelis Kähri. Ja Tallinna malev on relvastatud samamoodi siis automaatidega Galil, kaliiber 5,56 korda 45, salve läheb 35 padrunit, mööda läksid läheb 35 padrunit, mööda läksid kuulipildujad MG. Kaitseliidu Harju malev. Harju maleva kompanii ülem on litnik Olari Rätsepp ja lippur nooremveebel Rene Toome. Harju malev on relvastatud siis AK-4-dega, mitte segamini, aga Kalašnikovi automaatidega. Et selle relva tõhus laskekaugus on kuni 460 meetrit. Ta kasutab vintpüssi padrunit. Seal on näha ka siis granaadiheitjat Karl Gustav, mille laskekaugus on sihikuline laskekaugus kuni 1200 meetrit. Suudab lasta välja ja Sisekaitseakadeemia. Sisekaitseakadeemia rektor on siis Lauri Tabur ja paraadüksust juhivad Politsei- ja Piirivalvekolledži direktori asetäitja piirivalvekolonel leitnant Maiko Martsik ning Politsei- ja Piirivalvekolledži kadett Silver Hanikat. Üksuse lippur on kadett Taavi Teder. Suhteliselt kiiresti on siiani läinud. Ja nüüd liiguvad siis mööda elukutselised kaitseväelased. Scouts-pataljon, meie elukutseline kiirreageerimisüksus. Pataljoni ülem on kolonelleitnant Vahur Karus. Reageerimisüksus. Pataljoni ülem on kolonelleitnant Vahur Karus. Ta on siis Scoutsi ülemana viimast korda paraadil. Ja siis ta läheb järgmisele ametikohale ja Scouts-pataljoni ülem siis sõidab soomukil Sisu XA 180 est, kaalub 15 tonni ja on ujuv. Ja need on nüüd soomukid Sisu 180 kaaluvad 23 tonni ja nad ei ole ujuvad, aga nende soomuskaitse on märksa kõrgem. Relvastatud on see siis 12,7 kuulipildujatega Browning, mille laskekaugus on, efektiivne laskekaugus on 1500 meetrit ja sihikinud Afganistanis, kus Eesti jalaväekompanii kasutab neid Hollandist soetatud soomukeid ja soomuskaitse on kõrgem kui sellel Sisu-102 ja soomuskaitse on kõrgem kui sellel Sisu-180, siis miini või IED otsa sõitmised on kahjustanud ainult soomukid, kõik mehed on terveks jäänud. Ma pean tunnistama, et mul oli suvel juulikuus võimalik kuu aega nende masinate vastupidavust nii-öelda põllul testida ja on tõesti väga suur ja manöövrivõime väga hea. Ja Scouts-pataljonile
jäävad siis soomukid sisu 188 ja ajateenijatega mehitatakse ära Kalevi pataljon, kes hakkab kasutama siis sisu 180 test, mis on ekstra eestlaste jaoks seadistatud Soomes ja need tunneb ära selle järgi, et seal peal on siis selline avatud torn, samamoodi 12,7 Browning kuulipildujaga ja skaudid, jah, just see 188 sõidab mööda ja skaudid on siis väga mobiilne, väga kokkuhoidev ja löögijõuline üksus. Neid võib võrrelda soomusrongidega Eesti Vabadussõjas. Soomusrongid andsid Eesti rahvaväele manöövri ja tulejõu. Nüüd Kaitseväe uus arengukava näeb ette lahingusoomuki soetamised. Veel ei ole otsustatud, kas need on ratas või soomukid. Nüüd on möödasõidul Tallinna maleva kõva spordimees ja olnud ka legendaarse Swiss Raidi võitjameeskonnas. Miinipilduja rühm on siis relvastatud 81 mm miinipildujatega, mille laskeulatus on natuke vähem kui 5. See on jalaväeüksustele oluline tuletoetus. Laskekiirus on umbes 15–20 laskuminutis. Muidugi see sõltub ka meeskonna treeningust. Ja nüüd on siis möödasõidul Harju maleva tankitõrjerühm. 4 kahurit ja näha oli Keila malevkonna lipp ja tankitõrjerühma ülem on paraadil siis Saua kompanii ülemleitnant Vello Siider. Lipp ja tankitõrjerühma ülem on paraadil siis Saua kompanii ülemleitnant Vello Siider. Need on siis nüüd 90 mm-sed? 90 mm-sed tagasilöögita tankitõrjekahurid, seal peal on ka näha märkimispüss ja need on tulnud meile Rootsega. Ja nüüd tuleb siis pilti Viru pataljoni tankitõrjekompanii. Esimesena on laskeseadeldised Milan maasturitel Mercedes-Benz ja tankitõrjesüsteemid Milan on toodetud Prantsuse ja Saksamaa ühistootena. Laskeulatus on umbes 2 kilomeetrit. Seda hakati tootma 72. aastal ja see oli disainitud tankide T-72 selle modifikatsioonide hävitamiseks. Praegu toodavad seda tankitõrjesüsteemi veel Itaalia, Hispaania, Suurbritannia ja India, et see on teise põlvkonna seade ja teda tuleb juhtida ja hoida sihtmärgil, et tema järgi jookseb imepeenike traat, mille kaudu siis vahetatakse informatsiooni. Aga taas Kaitseväe arengukavas on ette nähtud järgmiste põlvkondade tankitõrjeseadmete hankimine, tankitõrje raketisüsteemide, mis töötavad süsteemil lase unusta. Nüüd Unimogide tegevusulatusega tankitõrjesüsteemi Mapats, mille laskekaugus on 5 kilomeetrit. Ja nendel täpselt samamoodi pead hoidma sihikut sihtmärgil, kuni rakett tabab tanki, aga uue järgmise põlvkonna tankitõrjeseadmed on, et sa määrad sihikule ära ja rakett läheb kohale, see tankitõrjemeeskonnale võimaluse ellu jääda rohkem ja veel rohkem tanke hävitada. Aga nüüd on siis möödasõidul
Kuperjanovi pataljoni 120 millimeetrist miinipildujate patarei ja 120 millimeetrised miinipildujad siis suudavad lasta umbes 7 kilomeetri kaugusele. Ja laskekiirus on 17 lasku minutis. Eesmärk on anda siis just nii, et jalaväepataljonis on siis oma miinipilduja patarei 120 millimeetrine pluss igas kompaniis on veel miinipilduja rühmad 81 millimeetrised miinipilduja rühmad, et kui seda tuld koondada, siis jalaväepataljoni tulejõud on päris suur. Ja nüüd on siis ekraanil õhuseiredivision. Jah, ja nüüd on siis see, mida te tõesti head vaatajad näete esimest korda ja te näete siis seda moodsat Groundmaster tüüpi keskmaa radarit ja kui me rääkisime ennist, et ühishange, radarihange koos Soome õhuväega võimaldas Eesti sellest, kuidas tuleb liitlastega koostööd teha. No soomlased said ka hinda alla, et see kõik oli väga kasulik. Õhuseiredivisjoni ülem on major Härdi Rämmelgas ja see radar näeb 370 kilomeetri kaugusele ja 30 kilomeetri kõrgusele. 470 kilomeetri kaugusele ja 30 kilomeetri kõrgusele. 100 kilomeetrit rohkem. See tundub niigi uskumatu number. Ja see auto, mille peal see radar on soomustatud, et killud ja kuulid meeskonnale viga ei tee. Ja veel kord, et see on nüüd täiesti uus tehnika, et kui siin nii mõnigi tehnika on toodetud aastaid tagasi, siis see on täiesti uus sõna. Ka õhutõrje raketisüsti uus tehnika, mis oli juba pildis. Õhutõrjepataljoni ülem on major Harles Kosk, annab au. Ja siin on näha siis Mistral, mille eesmärk on tõrjuda vaenlase õhuvahendit, hoida meie üksustest kaugel, et selle laskeulatus, see on lähima õhutõrjesüsteem ja selle laskeulatus on 5 kilomeetrit. Alusena veoautot Mercedes Unimog. See on väga hea läbivusega töökindel auto, tasauto. Ja nüüd on siis möödasõidul kõrskõhutõrje patarei 23 millimeetrised Sergeid paaris kahur ja selle relva tulekiirus on 800 kuni 1000 lasku minutis, ehk siis kuni 2000-3000 meetri kaugusel on õhk kartetši täis, et ükski õhuvahend ei tahaks nii madalal lennata. See on ka väga efektiivne kopterite ja maamärkide hävitamiseks. Kui see müts peaks tabama mingisugust soomukit, on sellest ainult ribad järgi ja isegi tanki teeb üks valang Sergeist pimedaks, et tanki seire- ja vaatlusseadmed on rivist väljas. Ja nüüd on siis Kirdekaitseringkonna suurtükiväepataljon. Suurtükiväepataljoni ülem on kolonelleitnant Kaarel Mäesalu. Ja pataljon on välja pannud siis 2 paraatpatareid, 122 millimeetrised kerged haubitsad ja seda paraatpatareid juhib leitnant Veiko Dieves ja 155 millimeetrised rasked välihaubitsad, mida juhib
leitnant Mihkel Kost. Nüüd, et mis asi on patarei? Et patarei on suurtükiväe üksuse allüksus, kus tavaliselt on 6-8 suurtükki, et see on jalaväepataljoni kompanii ekvivalent ja tavaliselt siis suurtükiväe grupp koosneb tulepatareidest ja juhtimispatareidest, mis siis juhib, luurab uusi positsioone ja arvestab ilma. Et praegu on siis möödasõidu ja 22 mm suurtükid, mille laskekaugus on umbes 15 kilomeetrit, see on kergesti paigaldatav, lafett läheb lahti 3 jalaks ja see suurtükk saab siis keerata ümber oma telje 360 kraadi. Kuna ta näeb niimoodi konna moodi välja, et siis ta hüüdnimi on konn. Haubits on välja töötatud 60. aastatel, osalenud erinevates relvakonfliktides, kuid ikkagi seda kasutatakse sellepärast, et see on äärmiselt töökindel tuletoetusrelv. Ja selle suurtüki vedukauto on MAN. Meeskonnas siis kokku allohvitser ja seisjal hulgas, nii et saab sellise mõõduka seltskonnaga hakkama. Ja kohe jõuavad pilti ka vähe tõhusamad relvad, ehk siis 155 mm haubitsad. FH-70. Ta peaks olema juba pildis. Jah, seal taga nad on. Vaatame, on jah. Et haubits on välja töötatud Saksamaa, Inglismaa. Jah, seal taga nad on. Vaatame, on jah. Et haubits on välja töötatud Saksamaa, Inglismaa 70. aastatel. Seda tüüpi haubitsad on osalenud ka näiteks Iraagis, Lahesõjas, samuti paljudes teistes riikides. Tegemist on üsna keeruka relvasüsteemiga, mille kasutamine nõuab meeskonnalt head ettevalmistust ja mugavust lisab sellele relvasüsteemile Volkswagen Põrnika mootor, mis on pandud abimootoriks, et mis siis suudab suurtükki ilma autota liigutada ja selle laskekaugus on 24 kilomeetrit, et efektiivne laskekaugus on umbes 20 kilomeetrit. Aga nüüd on alanud see rubriik, mida me nimetame Vabaduse heliks, kõigepealt siis 2 AN2 ja selle järel kopterid. Piirivalvekopter Augusta Westland ja see on siis 155 välihaubits, mis tulistab 24 kilomeetri kaugusele. Ja 3 kopterid, mida te kõrvuti nägite, või kolmnurgas täpsemalt öeldes, olid siis R44 Robinson. Selle keerulise relva laskeväe rännaku asendisse seadmine võtab vaid mõne minuti, ma mõtlesin 155 haubitset ja nüüd on näha siis Kaitseväe logistikakeskuse lipp ja lipu ees annab au logistikakeskuse ülem kolonelleitnant Kalev Koidumäe. Piirivalve lennuk lendab üle. Lennuk L410. Piloodid Eero Oja ja Sirle Kurvits, mõlemad siis Tartu Lennuakadeemia lõpetanud. Ja siis on nüüd möödasõidul veoautod ja kütuseveokid, mis demonstreerivad transpordivõimekust ja lahingüksuste materjaliga toetamise võimet. Kandevõime nendel autodel on 10 tonni. Need on nüüd kütuseveokid
kuhu mahub siis 4 tonni kütust. Ja need on L-39 Albatros, teises lennukis lendab paljusid Eesti lendureid. Need on renditud, need ei ole meie omad? Need on renditud jah, et sellega harjutatakse sihitajaid ja radarite meeskondi. Ja nüüd on siin möödasõidul siis meditsiiniautod Mercedes-Benz Unimog. Ja need on lahingpaar Taani teist Fighting Falcon ehk lahingupistrik. Ja kohe tuleb Vabaduse heli ka. Jõuab kohale. Mõte, et logistikaüksused on suuremal määral paraadile välja toodud, sest kui kõht on tühi ja moona ei ole, siis ei sõidi midagi. Absoluutselt. Ja kui kütust ei ole, siis soomukid ei liigu. Ja nüüd paneb ennast mööda marsiks palmis Politsei- ja Piirivalveameti orkester. Orkestri ees on siis Arvi Miido. Tahtsin tähelepanu veel juhtida, et kui te näete siit samba eest mööda marssimas mehi, siis trippidele võidusamba ees on rivistatud 4 isamaalist noorteorganisatsiooni, siis Noorkotkad, Kodutütred, Skaudid ja Kaidid, ja nad teevad nimetatud lipuvalvet, ehk siis 95 lipuga tähistavad seda ilusat päeva. Tore algatus. Ja Politsei- ja Piirivalveameti orkester mängib siis Arvi Miido kirjutatud marssi Lainte harjal. Leitnant Indrek Toompere, kes on osalenud paraadidel orkestri juhina juba leitnant Indrek Toompere, kes on osalenud paraadidel orkestri juhina juba Kaitseväe orkester mängib Rein Loomi marssi Kodumaa kaitsjad. Kaitseväe orkester on 40 orkestranti suur ja esimene rida siis trummarid on, esimesed paar rida orkester on 40 orkestranti suur ja esimene rida siis trummarid on, esimesed paar rida orkestri koosseisus. Kaitseväe orkester on väga professionaalne ja lisaks tseremooniile päris keerukaid kontserte. Sel aastal enne võidupüha tuleb ka taas Estatuu, kus on päris keerukaid kontserte. Sel aastal enne võidupüha tuleb ka taas Estatuu, kus on Eesti puhkpilliorkestrite ja külalisorkestrite vigurmarssimist ka siin Vabaduse väljakul. Vabaduse väljak on ootamatult tühjaks jäänud, aga sündmused kindlasti ei ole siin veel läbi, neid jagub läbi kogu päeva, aga kas väljakul on terav päike ja see teeb jääpurikatega tugevat tööd, aga ma ei saanud lahti kiusatusest meelitada. Väljakul on terav päike ja see teeb jääpurikatega tugevat tööd, aga ma ei saanud lahti kiusatusest meelitada ajaloolane Jüri Kuuskemaa mikrofoni ette, sest Kaitseväe juhataja rääkis ju otseselt ajaloost ja mitte sellest ajaloost, mis algab Vabadussõjaga. No tema meenutas seda 11. septembri lahingut 1560. aastast, mil oli selline tore lugu, et tallinlased tungisid linnast välja, ülekaalukas Vene vägi oli seal Pärnu maanteel, nimelt Jeruusalemma ära ühe hulga kariloomi, kes olid võetud nagu trofeedeks ja samuti vabastasid hulga vange. Kuigi selle hulgas sai surma siis ka 10 Tallinna Mustpeade venda ja 2 suurkaupmeest, kellest üks oli rajanud ka väga heategevusfondi, nii et Tallinna lihtrahvast muidugi ka sai hukka. Aga kuidas see tundub, kui võetakse seda vanemat ajalugu ette? Vaata, minu eluajal, ma olen nüüd 70,
on ajalugu käsitletud nagu pendlit, mis on liikunud nii. Alguses oli sajandi alguses, eelmise sajandi alguses, saksluse ajalugu Vana-Liivimaal, kusjuures ülejäänud olid vastikud ja vaenlased, taanlased ja tihtipeale ka rootslased. Siis kui mina olin üliõpilane, siis õpetati ajaloo osakonnas nii. Eesti-vene rahva sõprust, saksa penirüütli tõprust. Kuigi muide penirüütlid ehk peninukid on nii. Eesti-vene rahva sõprust, saksa penirüütli tõprust. Kuigi muide penirüütlid ehk peninukid on meie mitte saksa rüütlitest, vaid Ivan Julmao pritsnikutest, kes kandsid oma truuduse märgiks sadulaes koerapead. Poolsest vaatenurgast esitatakse ajalugu, jättes muidugi siin juures nagu vähendatuks need katsumused, mida me oleme läbi elanud ja need alandused. Aga ma meenutaksin, et mida me oleme läbi elanud ja need alandused. Aga ma meenutaksin, et Põhja-Saksa Ringhäälingu telekaamera ees. Ja mulle esitati provokatsioonine küsimus. Mis tundega see Saksa ordulinnuse ja Vene katedraali vahel? Mina ajasin selja jõnksti sirgu, ütlesin väga ülvelt. Täiesti rahulikult, sest kõik, mis meil on siin võõrast, oleme meie eestlased oma vere ja higiga välja lunastanud. Ja nüüd on see meil üliõpilasajast üks mälestus. Kui ma olin ajal üliõpilane ja ma küsisin vanaemalt näitlejanna Betty Kuuskemalt, kes oli õpilane ja ma küsisin vanaemalt näitlejanna Betty Kuuskemalt, kes oli toona üle 84 silma all. Mummi, mis sa arvad? Kas see vastik ja vihatav punalipp jääbki nüüd Pika Hermanni torni? Ja vanaema vastas naermis, lehvimas juba 6 erinevat riigilippu. Ära muretse, ega seegi viimaseks. Ja ma olen väga õnnelik, et see on juhtunud, me oleme saanud tagasi oma Eesti lipu. See oli äge analüüs, sellega on hea siit lõpetada siit platsi pealt, sest suusatamine ootab ja kohtume järgmisel aastal siinsamas, sellel samal välja. No nii, meie siit omalt poolt tahaksime veel juhtida tähelepanu ühele toredale algatusele, nimelt siis Eesti Pressifotograafide Liit kutsub kella 1 kuni 13.01 kõiki Eestimaa elanikke 1 minuti jooksul pildistama, ükskõik mis siis iganes teie kaamera ette satub. Ja see on selline tore võimalus säilitada meie ajalugu 1 minuti jooksul. Peeter, aga tänase päeva sündmused veel jätkuvad? Tänase päeva sündmused jätkuvad ja Eesti, palju õnne Eesti Vabariigi 95. sünnipäevaks. Just, ja ärme siis täna virise ja elektriarvetest räägi, oleme uhked oma riigi üle ja vaadakem Eesti Televisiooni, sest otseülekanded jätkuvad. Kommentaatorid Peeter Tali, Andres Kuusk tänavad teid, režissöör Marek Piil samuti, olge tublid ja ilusat vabariigi aastapäeva.